Tere tulemast kuulama järjekordset presidendi sõna podcasti. Mina olen podcasti toimetaja Mattias Tammet ja minuga stuudios on nagu ikka Kersti Kaljulaid. Täna räägime sellest, kas ja miks on Eestil vaja nõusoleku seadust ja mis asi see nõusoleku seadus üldse on. Nõusoleku seaduse idee on selles, et igasugune seksuaalne vahekord peab põhinema nõusolekul. Kõlab uskumatult, aga praegu ei ütle seadus suguühte nõusoleku kohta üldse mitte midagi. Ütleb ainult, et vägivalda ja abitut seisundit ei tohi kasutada. Nõusoleku seaduse all mõeldakse enamasti kahest variandist. Kõige levinum on niinimetatud jah-mudel, mis tähendab, et suguühteks pole nõusolekut, kuni seda pole selgelt väljendatud. Samas on olemas ka ei-mudel, mis tähendab, et nõusolek suguühteks on olemas seni, kuni üks pool väljendab selgelt, et ta ei ole toimuvaga nõus. Miks meil on vaja nõusoleku seadust? See on päris keeruline küsimus, sellepärast, et ühelt poolt kinnitavad meile eksperdid, et nõusoleku seadus justkui ei muudaks midagi. Ja veelgi enam, nad ütlevad, et ei-mudel või jah-mudel nõusoleku seaduses tegelikult tõendamiskohustust üldse ei muuda. Ja ma arvan, et ekspertidel ongi õigus, aga samas lisavad tundlikumad nendest alati, et jah-mudelil on mõju just selles mõttes, et jah-mudeli valinud riikides menetletakse küsimust nõusolekust naist austaval või ka meest austaval viisil, ohvrit austaval viisil. Inimesele jääb tema inimväärikus, sellepärast et tema ei pea kaudselt hakkama tõendama seda, kas ta ikka väljendas oma eid piisavalt selgelt. Hoopis teine pool peab nüüd tõestama, miks ta arvas, või vähemalt selgitama, miks ta arvas, et entusiastlik nõusolek tegevuseks oli kogu aeg olemas. Mis siis nüüd saama peaks hakkama? No ma väga loodan, et Eesti eksperdid, muuhulgas ka külastanuna nõusoleku seaduse arutelukonverentsi, mida president Kaljulaidi fond korraldab, saavad teha informeeritud otsuse, informeeritud valiku. Lähtudes ka sellest, et valdav enamus Euroopa riike, kes on nõusoleku seaduse vastu võtnud, on seda teinud lähtuvalt jah-mudelist. Just sellepärast, et jah-mudel toetab ohvri väärikust. Miks just president Kaljulaidi fond sellega tegeleb kõikidest maailma instantsidest? Meid kutsuti appi. Feministeerium, aga ka need inimesed meie õigussüsteemis, kes selle küsimusega tegelevad, teavad, et president Kaljulaidi fond tegeleb ühiskonnas keeruliste küsimustega, mis on seotud nõrgemate, mõnikord ka hääletute, sõnaõiguse ja nende võrdse kohtlemise võimalustega. Ma arvan, sellepärast nad meid kutsusid, et ma olen ju kunagi väga ammu, siis kui minust sai Eesti Vabariigi president lubanud, et ma ei ole kunagi vait, kui kõne all on nõrgemad, kui küsimus on meie vabadustest või ka julgeolekust. President Kaljulaidi fond tegeleb projektidega, mis teevad meie ühiskonnas head võimestamise tööd. Noorte Demokraatia Akadeemia, arutlev kool, mis peaksid tooma meile uue põlvkonna, mis ei ole niivõrd sõltuvuses grupi mõtlemisest, niivõrd sõltuvuses sellest, mis on ju alati olnud, kes suudab arutada ja teemasid läbi töötada nii, et leitakse kogu ühiskonnale parim lahendus. Ja samal ajal tegeleme me ka algatusega vägivallavabaks, kus Eesti ettevõtted panustavad sellesse, et nende töötajad oskaksid ja saaksid üksteist oma kliente aidata, juhul kui tundub, et kellegi elus on vägivald. Ma arvan, et kõike seda kokkuvõttes tunduski, et president Kaljulaidi fond, kes teeb ka väga selgelt eesmärgistatud projektid alati hästi ära, on hea koostööpartner. Ja miks just praegu? Sellepärast, et nõusoleku seaduse küsimus on meil arutelus. Justiitsministeerium teab, et põhimõtteliselt peaksime me Istanbuli konventsiooni kontekstis nõusoleku seaduse vastu võtma ja need arutelud lihtsalt praegu just käivad ühiskonnas. No aga räägime siis. Tere, Toomas Liiva, eksprokurör, lähisuhtevägivalla ja seksuaalvägivalla spetsialist, sest see sa ei ole eksspetsialist, sa oled ikka spetsialist.
ja ma saan aru, et sinust sai eksprokurör sellepärast, et sa olid liiga palju spetsialiste, väsisid ära. No kas nüüd päris just nii võib öelda, aga no peab jah tunnistama, et ligi 30 aastat prokuröri staaži ja seal nagu 90 alas 110-ga kihutades, paratamatult ühel hetkel pead mõtlema ka enda peale, et aeg oli selleks lihtsalt küps. Ja Hanna-Liisa, aitäh, et sina ka tulid, president Kaljulaidi fondi lähisuhtevägivalla suunajuht. Me ei ole ikka leidnud head ühikest terminit, et mitte öelda löövat terminit, see ei ole vist üldse kohane. Aga aitäh, et sina ka tulid meiega seda teemat arutama. Ja aitäh kutsumast mind ka ja me oleme väga põnevil Hanna-Liisaga, sellepärast, et Toomas, me loodame, et sa räägid meile oma kogemusest, sellest pikast kogemusest ja võib-olla ka sellest, kuidas see kogemus ajas muutus, et kuidas me edenesime, milline on seksuaalvägivalla ohvri teekond tänases Eestis, milline ta oli võib-olla siis 20 aastat tagasi. No jah, et ega kui nüüd tagasi vaadata, eks ju, et mina alustasin oma prokuröri karjääri ju väikelinnast nimega Valga, kus siis tuli kokku puutuda ju igasuguste kuritegudega. Ja kui nüüd nagu vaadata tagasi sinna 30 aasta peale, eks ju, siis ma arvan, et suurusjärgus 20+ vägistamisprotsessi või siis ka ütleme vägistamisohvrit tuleb kiirelt silmadest läbi, et neid on kindlasti rohkem, aga ma kõiki ei suuda enam meenutada. Et mistõttu peab arvestama, et Tallinn, selline suur, Eesti mõistes suurlinn, eks, et siin on prokuratuuril privileeg spetsialiseeruda ja siin spetsialiseeruvad siis prokurörid tõesti siin lähisuhtevägivallale ja seksuaalkuritegudele, aga kõik ülejäänud Eesti prokuratuuri töötajad elavad ju olukorras, kus nad peavad kokku puutuma igasuguse kuritegevusega ja nad peavad olema nii-öelda igal alal nagu meistrid. Ja see teinekord siis maksab ka meile kätte tegelikult. Et selline võib-olla on see teadmine, et ei saa öelda, et mina nüüd oleksin mingisugune eriline seksuaalkuritegude spetsialiseerunud prokurör, aga kuidagi on tõesti nii läinud, et kui oli see vist, Hanna-Liisa, kui sa paranda mind, et äkki oli see 2018 või 2017, kui Eestis loodi Marakid, et ma olin sel ajal just Lõuna ringkonna prokuratuuri vanemprokurör ja üks esimene Marak oli vist Põlvamaal, kui ma õigesti mäletan. Võib-olla täpsustuseks kuulajale, et Marak on kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamise töögrupp, et igas Eesti maakonnas eksisteerib täna selline ja kõrge risk viitab siis kannatanu puhul otsesele elu kaotamise ohule, tapmise ohule või raskete tervisekahjustuste tekkimise ohule. No võt ja võib-olla tasapisi arenedes ja Hanna-Liisa ka sinult õppides ja mitte ainult sinult, et siin on palju õpetajaid olnud, kellelt õppida, et olen ka mina prokurörina natukene püüdnud areneda, muutuda empaatilisemaks, mitte lihtsalt olla nagu särav seaduse tundja, vaid et vaadata iga loo taga, et seal on inimene. Et teinekord on, ma kardan selline õigussüsteem, vähemalt minu isiklikus tunnetuses on selline, et ta on selline suhteliselt konservatiivne. Et mingis vaates ma nagu võrdleks seda natuke ka raudteega, et vedur sõidab, et rööpad on maas. Et ma pean silmas seda, et on selline õiguse rakendamine, on teatud õiguspraktika ja siis me ütleme madalamal astmel õiguse praktika kujundajad või siis need, kes siis prokuröri tööd peavad tegema, sellest ka lähtuvad. Et mulle tundub, et mis selles maailmas võiks olla natuke rohkem oluline, on just see märksõna nagu hoolimine, et mitte see ei ole hea prokurör, kes väga hästi tunneb seadust, vaid et hea prokuröri selline eeldus on hoolimine. Ja alles siis on tähtis, et sa seadust ka hästi tunneksid. Mis see hoolimine annab? Hoolimine annab tegelikult selle, et sa oled küll, sa tead juristina, et raudtee sõidab, aga me teame ka seda, et
kui kohtunik lahendid kirjutab, siis on väga tähtis selline mõiste nagu siseveendumine või siseveendumus. Ja mitte kuskil ei ole keelatud ka sellisel madalamal tasemel, kas siis ka prokuröriametis või ka esimese astme kohtunikuna kirjutada läbi siseveendumuse või otsustada läbi siseveendumuse teatud situatsiooni lahendusi selliselt, et see raudtee pöörab kuhugi poole. Et ärme unusta, et ega siis õigus ei ole nagu asi iseenesest, et õiguse loob ikkagi ühiskond. Ja ühiskond loob selle õiguse selleks, et ühiskond saaks areneda, need suhted, mis meil omavahel on, oleks reguleeritud. Ja ei ole nii, et kuulge, seda asja pole kunagi tehtud nii selliselt. Et mis siis? Et ühel hetkel, kui ühiskonna areng on jõudnud uude staadiumisse, tuleb ka õigust järgi aidata. Kas see probleem, Toomas, võib olla, mina ei ole jurist, aga ma olen majandust natuke õppinud ja majanduses see põhjus, miks alati kõik majandusteoreetikud eksivad tuleviku suhtes on see, et majandusteooria teeb alati ühe sellise eelduse, et kõigil on võrdne informatsioon ja nad teevad ainult ratsionaalseid otsuseid. Kas juristidel on natuke nagu see sama probleem, et nad võtavad kohtus nii ohvrid kui süüdistatavat ühtemoodi ja arvavad, et nad peavad suutma olla igal ajahetkel ratsionaalsed ja et siis kui nad seda ei ole, siis pigem tundub usutav sulle see, kes on ratsionaalne, aga teadupärast on selleks pooleks tavaliselt kindlasti mitte ohver, eks ju. Kas see võib olla nagu see probleem või ongi see mingi arusaam, sügav selline patriarhaalne veendumus, et naised peavadki olema ise väga ettevaatlikud, et nendega sellist asju ei juhtuks ja abielu sees ei saagi kellegiga midagi sarnast juhtuda või mis see probleem on, et kas see on nagu selline teadmatus inimese psühholoogiast või patriarhaalsed veendumused, arhailised veendumused? Sealhulgas on muidugi seksuaalvägivalla ohvrite hulgas ka mehi, et kes nende veendumuste tõttu võib-olla, mis on ju tegelikult omased ühiskonnana laiemalt, mitte ainult õigusinimestele ja õigusruumile, üldse abini ei jõuagi ja õiguse mõistmisinigi ei jõua, ja seksuaalvägivald ju on ka üks, hoolimata sellest, et see on üks laastavamaid kuritegusid üldse, mis olla saab, et see paneb see teeb inimese katki terveks eluks ja veel tema järeltulijad ka, et siis see on hoolimata sellest ka kõige varjatumaid kuritegusid, et eriti meeste puhul ja naiste puhul samuti. Ma viimase aasta jooksul on tulnud ette korduvalt osaleda mingitel aruteludel, mis nüüd siis sellest nõusoleku seaduse võimalikust jõustamisest on kantud. Ja nendel aruteludel näed ju laua ümber erinevas vanuses ja erinevate mõtetega inimesi, et minule isiklikult on jäänud küll mulje, et sellised, ütleme, minu generatsiooni inimesed pigem on selles küsimuses tõesti sellised arhailise mõtlemisega, eks siis sõltumata soost, et tõsi küll, sõltub ka natuke ametist, et kuidagi kummaliselt, minu jaoks kummaliselt on tekkinud olukord, kui ma istun juristidega ümber laua ja võib-olla selles laua taga on ka keegi näiteks Sotsiaalkindlustusameti töötaja, siis täiesti erinev suhtumine on teemadesse, et jääb mulle natukene arusaamatuks, et miks peab olema selliselt, et me oleme ühiskonnas juba ju pikalt arutlenud selle üle, et seda seaduse regulatsiooni, mis puudutab nüüd vägistamise koosseise, tuleb muuta, aga ikka veel me kuuleme seda juttu, et ühiskond pole valmis. Et aga kuidas see ühiskond valmis saab? Ta peakski ju saama valmis läbi selle, et kohtud menetlevad, mõistavad õigust, inimesed saavad aru, et niimoodi otsustatakse sellistel puhkudel ja siis ongi ühiskond valmis. Ja lihtsalt veel siia veel juurde ka see, et tegelikult kas ühiskond äkki juba ei olegi valmis selleks, et on järjest rohkem neid inimesi ka, kes tõstavad seda poolust selles temaatikas üles, et enamik inimesi ongi oma igapäevaelus nõusoleku põhiselt ja hoolivalt üksteisega koos, aga millegipärast on uskumatult palju ka siiski neid, kes seda veel ei ole, et miks me ei võiks neid reguleerida või nende tegudele vastutust panna, et. Ja minu jaoks on see veel filosoofilisem küsimus, me oleme väikese riigi
kodanikud kõik ja rahvusvahelistes suhetes me eeldame, et see Peloponnесuse sõjaaegne printsiip, et tugevad teevad, mis nad saavad ja nõrgad kannatavad, mis nad peavad. Et see nagu on äärmiselt halb põhimõte ja kogu rahvusvaheline õigus tegeleb sellega, et seda põhimõtet mitte järgida ja siis me tuleme koju ja siin oma kodanike suhtes rakendame seda sama paar tuhat aastat vana põhimõtet. No kahjuks jah, nii on, et minu tunnetus on sama, et ega lõpuks jätkuvalt, et kõik lõpuks taandub minu jaoks empaatiale, et ja nüüd on küsimus jah, et kes me siis või kui me nagu ühiskonda niiviisi laiemas laastus vaatame, et kuidas siis sellega meil on, et kas piisavalt või on võimalik, et on vaja järgi aidata, et kui me jah, puhtalt nagu nõusoleku seadusest räägime, siis see on kombinatsioon, et miks see on nõusoleku seadust vaja, et minu isiklik tunnetus, mis vaatab tagasi siis sinnale 30 aastale nendele lugudele, mis minu silme ees keerlevad, et vaadake, minu arvates täna jätkuvalt riik on tekitanud oma õigusliku regulatsiooniga olukorra, kus ohver on süüdi. Ohver peab ju kohtus hakkama tõendama, et tal on nagu vastutus, et miks sa panid ennast sellesse olukorda, et me nagu hakkame sealt peale. Ja kuidas sa suutsid märku anda, et sa ei soovi seda olukorda? Et me algame ju sellest, et veel kord, et olen olnud kohtusaalis, kus me esimesed pool päeva, no hea küll, see on utreeritud väide, eks ju, aga siiski, et me mingi aja kohtusaalis kulutame selle peale, et me arutleme ja uurime, millised seksuaalsuhted on olnud kannatanul enne või kellega. Aga kuule, aga miks kohtunik ei sekku? Kohtunikul on ju õigus öelda, et need küsimused ei ole asjakohased. Just kui. Et minul on ka sama küsimus, aga võib-olla see tuleneb võib-olla sellest, et situatsioonid on ju sõna vastu. Ja nüüd tekib küsimus, et usaldusväärsus. Ja kus see ohver, ütleme, hätta jääb, ta jääb ju selles osas hätta, et nii raske süüdistuse tõstatades peab ta olema ikka üdini usaldusväärne. Ja seda enam, et ärme unusta, et tänane õiguslik regulatsioon ütleb, et Eestis on tahtevastane seks ju lubatud. Alles siis, kui me suudame tõendada, et selle seksi saavutamiseks kasutati vägivalda. Või võimu. Või abitud seisund, võimu ka, jah. Aga ja abitud seisund, vägivald saab olla ka psüühiline. Ja võimu komponent kindlasti juures, see on veel eraldi temaatika nende kasuisa, kasutütrete teemade juures. Ja nüüd ongi see, et kuivõrd see on nagu et tahtevastane seks on lubatud, siis me alustamegi sellest, et sa tuled mind süüdistama. Kes sa ise selline oled? Miks sul on lühike seelik seljas? Miks sul oli lühike seelik seljas? Miks sul on musipunane? Miks sa tantsisid võõra mehega? Miks sa läksid võõra mehega kuhugile? Ja seal satubki ju see ohver hätta. Meil ei ole probleeme väga loodetavasti, nii palju kui mina tean, et sellega, kui tänavalt keegi ründab võõras inimene, eks ju. Probleem seda juhtub üliharva statistiliselt. Jumal tänatud, et need on ka kindlad pikalt vangis istumas. Aga siiski neid on. Nendega ei ole probleemi, juhul kui me teame, kes see oli, eks ju. Meil tekib probleem siis, et kui meil on kommionulood, ütleme siis suguvõsas on olukordi, kus niinimetatud kommionu kasutab juhuseid. Ja meil on kindlasti need lood, kus on need juhukontaktid, et kus naisterahvas läheb lihtsalt ööklubisse, tahab ennast hästi tunda, tahab olla võib-olla ka tähelepanu, vastassoo tähelepanu objekt, mis siis, ja siis juhtub asju. Ja siis me hakkame talle ette heitma, et aga miks sa läksid nii lühikese seelikuga, et mehed sulle pöörasid tähelepanu, ja miks sa lasid endale välja teha jooki. Võt see on see koht, kus me siis arutamegi, et kuuled, aga miks sa tegid seda? Kas keegi tuleb tegelikult ka kohtusse ütlema, et ma ei saanud aru, et ta nõus ei ole, sest ma ostsin talle õlle ja ta oli sellega nõus? Sellised juhtumid ma ei oska nagu kiirendada, need on nagu liialt lihtsalt, aga jah, et need on kohad, kus me nagu arutame, aga nüüd on küsimus, et mis võiks nagu nõusoleku seadusega muuta? Just. Mina arvates see fookus muutub, et see tõendamise paradigma ju läheb sellesse kohta, et me peame tõendama, millal see ohver jah ütles või mil moel ta seda tegi. Selliselt, et me kõik kõrvaltvaatajana saame aru, et see oli selge jaa.
et ei olnud mitte mingisugune täiesti umbjoobes mõmin, et mida siin võivad mingisugused härrad, kes oma neid madalaid ihasid rahuldades tõlgendasid Jaana, et need on need lood ju, kus andke nüüd andeks, aga vähemalt nii palju, kui mina suudan meenutada, siis need on need lood, kus need püksikandjad on teadlikult läinud jahile. Ja siis juhtub asju. Ja lisaks on siin ju veel ka meditsiiniline küsimus, millest on kirjutanud juba ammu rahvusvaheline teadus ja ka Eesti naistearstid kõnelenud tardumine, mis tekib füsioloogiliselt ja psühholoogiliselt inimene, kes on niivõrd rünnatud seisundis ja kes ei olegi võimeline vastu hakkama sellises olukorras ja kui siis kohtusaalis nõutakse temalt vastust selles osas, kuidas ta andis ja kas ta andis märku oma mitte nõusolekust, et siis see on juba täielik paradoks ja vastuolus inimese füsioloogiaga. Kusjuures mina olen ka jõudnud sinnamaani, et see nõusoleku seaduse mudel ei põhine mitte juriidikal, vaid füsioloogial. Ja see ongi tegelikult see keeruline koht, et juristid käsitlevad inimesi ilmselt ratsionaalsemana, kui nad on, aga arstid ja psühholoogid saavad öelda, et nad niisugused mitte ei ole. Nii, kas olete mugav distantsürühtusest või tahaksite veel kohendada? Meil on hästi. Oktoobris korraldas president Kaljulaidi fond niisiis nõusoleku seaduse foorumi, et saaks paremini läbi arutada, kuidas seaduse muudatust kõige otstarbekam oleks sisse viia. Rääkisime ka foorumi eel muidugi inimestega, kes teemat erinevatest tahkudest tunnevad. Lääne-Tallinna Keskhaigla seksuaalvägivalla kriisiabikeskuse naistearst Marit Kõrega rääkisime otse tema kabinetis. Kas ma tohin küsida, kes on need ohvrid, kellega teie oma töös iga päev kokku puutute? Meie tegeleme seksuaalvägivalla kriisiabikeskuses seksuaalvägivalla üle elanud inimestega, kes enamasti on naised ja keskmises vanuses 20 alguses, aga vanusegrupp on meil väga lai, meil on olnud 1-aastaseid ja vanuses 70+ inimesi. Kes nad on inimesena? Täiesti tavalised inimesed. Täiesti tavalised meie Eesti oma inimesed. Mis te arvate, kas see, kui meil oleks nõusoleku seadus, mudelipõhine, teeks teie jaoks selle ohvri aitamise, kui ma nüüd vaatan sellest meditsiinilisest poolest natuke kaugemale, kergemaks kuidagi? Absoluutselt, sellepärast, et praegu tekib meil kolleegidega omavahel väga sageli on selline tekib frustratsioon, kui me näeme, et inimene on üle elanud vägistamise, mis ilmselgelt on vägistamine, aga seda lihtsalt ei ole võimalik tõestada. Et me omalt poolt justkui teeme kõik, aga sellest ei juhtu mitte midagi, et inimene peab oma traumadega elama ja võib-olla käima aastaid teraapias, aga toimepanijaga ei juhtu mitte midagi. Ehk et teie näete, et on olemas vigastused, et inimene on sügavalt traumeeritud šokis. Mis siis puudu on? No tegelikult enamasti vigastusi ei ole. Et see ongi see häda, et see vägistamine on hästi selles mõttes ma saan aru politseil väga keeruline, et tegelikult seksuaalvägivalla puhul ei ole enamasti üldse vigastusi. See genitaalide vigastusi on 20, maksimaalselt 30% juhtudest. Et enamasti ei ole ja see ei tähenda, et ei ole olnud seksuaalvägivald. Just, et vigastusi ei tekigi, sest et fertiilses eas naise, kellel munasirad töötavad, tema suguelundid ja limaskehtad on hästi pehmed ja lastsed venivad, et seal ei tekigi vigastusi. Ja enamasti nad ei hakka ka vastu, mis on ka loomulik füsioloogiline reaktsioon, et nad ei hakka vastu. Ja siis seal ei saagi vigastusi oodata. Ja Eesti seadusandlus praegu on selline, et vägistamine on seaduse mõistes vägistamine, juhul kui kaasnevad füüsilised vigastused. Genitaalide vigastused isegi ei mängi rolli, põhiline on just kehavigastuste olemasolu või tõestatud abituseisund. Aga seal teeb keeruliseks just tõestatud abituseisund, et kuidas seda tõestada, seksuaalvägivald on tavaliselt 2 inimese vahel, seal on väga harva tunnistajaid. Seal on ka veel see võimusuhte nüanss, eks ole. Ja see tegelikult absoluutselt ei arvesta see seadus ka normaalseid füsioloogilisi reaktsioone, mis selle ründajal siis ohvriga toimuvad. Et meil on praegu, võib isegi olla niimoodi, et naine väljendab ei, ta ütleb ei, ta ei soovi. Ta võib-olla karjub, ta nutab või ta lihtsalt ütleb rahulikult ei. Mul just eile käis üks patsient, kellel oli tema enda partner, siis toime pannud vägivaldse seksuaalakti ja naine oli korduvalt väljendanud, et ta seda ei soovi, aga teda ei kuulatud.
ja siis ta lihtsalt ühel hetkel lihtsalt enam ei jaksa, et sa nagu loobud sellest vastukonnust. Aga ja see on väga hästi, kui ta ütleb ei, mitte et see praegu seaduse mõistes loeks, aga suurematel osadel juhtudel inimene isegi kas ei oska, ei julge või ei suuda väljendada oma eid. Mitte, et ta seda tahtlikult ei tahaks teha, vaid lihtsalt need ongi need normaalsed füsioloogilised traumareaktsioonid, mis tekivad. Et kui inimest rünnatakse, siis ohvri jaoks tuleb see alati ootamatult. Toimepanija võib-olla plaanib seda pikemalt ette. Ta näeb, et võib-olla seal on keegi naine, kes on natukene purjus või kuskil mingil peol keegi läheb kuskile teise tuppa magama, ta juba mõtleb selle peale, et äkki ta saab seda kuidagi moodi teha ja ta kavandab seda ette. Aga selle ohvri jaoks tuleb see ootamatult. Ja tema aju reageerib nii, et ta võtab seda rünnakut sageli eluohtlikuna, sest see tuleb lihtsalt nii järsku. Ja siin ongi see, et kuna see rünnak toimub järsku, siis enne seda, kui inimene üldse ratsionaalselt selle peale mõtlema juba hakata, hakkavad tööle tema ürgsed ajuosad ehk tema hirmukeskus juba enne reageerib, kui inimese ajukoor jõuab sellele reageerida, mis on meile tahtele allu. Ja seal vallandub see ürgne hirmukaskaad, võitle, põgene või tardu. Fight, flight, freeze, eks ole. Ja kuna sageli keha näeb seda rünnakut eluohtlikuna, siis talle tundub, et võitlemine ei ole võimalik, põgeneda pole võimalik ja siis jääbki üle see tardumine. Mis tähendab seda, et inimene lihtsalt ei suuda ennast liigutada. Ta ei suuda ennast liigutada, ta ei suuda ennast häälega väljendada, et ta lihtsalt jääb paigale. Ja see tähendab siis, et ta meie seaduse mõistes ja tegelikult ka, kui meil oleks nõusoleku seadus ei mudeliga, ei saaks tõestada hiljem just nimelt, et siis ei oleks meil sellest nõusoleku seadusest abi, kui meil oleks ei mudel, sellepärast, et ta niikuinii ei suuda öelda ei ega mitte midagi muud. Ta ei suuda liigutada ja ta võib tekkida isegi ka selline dissotsiatsioon, eriti nendel naistel, kellel on varasem trauma taustal, et kui näiteks on olnud lapse ja seksuaalvägivald, siis nad lähevad nagu rutem sellesse nad on arvanud niimoodi üle elama. Et nad lähevad sellesse tardumisrežiimi ja võib tekkida dissotsiatsioon, mis tähendab seda, et ta justkui eemaldub oma kehast, et tema võib olla oma mõtetes hoopis kuskil teises kohas või et ta näeb oma keha näiteks eemalt, talle tundub, et ta ei ole oma kehas sees, et ta ei ole võimline seda kontrollima. Et siin on ka just see asi, et see kuna see kaskaad vallandub enne, kui inimesed teadvusesse see jõuab, et seda rünnatakse, siis selle aja peale on juba tohutu kogu stressihormoone kehas vallandunud ja need takistavad siis selle ajukoore tööd või selle ratsionaalselt mõtleva keskuse tööd. Et kas see lüütab täiesti välja või on nagu... Tegelikult on jah, mudeli põhjendus ei ole juriidiline, vaid täiesti puhtalt füsioloogiline. Aga neid traumareaktsioone mulle tundub kahjuks ka meie seadusandluses paljud inimesed ei tea, et meie kohtunikul ka võib-olla ei ole selles osas haritud ja võib-olla seda ka palju nõuda, et neil ongi väga erinevad juhtumid, millega nad tegelevad. Aga see seadus, kui ta meil oleks olemas, siis peaksid hakkama prokurörid ja kohtunikud mõtlema selle teema peale teistpidi, et kui inimene ei ole öelnud jah, ja jah, sa ei ütle ka, kui sa oled selles tardumuse seisundis, siis on võimalik tõestada, et tegemist oli vägistamisega, isegi kui tegemist on nagu selles õnnetusnäites peresisese vägistamise juhtumiga. No, sest antud juhul on ka tahtevastane vahekord Eestis minu meelest täiesti seaduslik, seepärast, et praegu ei loe ka see ei ütlemine midagi, rääkimata sellest, et arvestatakse selle tardumisega. Jah, meile tundub, et see on juriidiline nüanss, aga tegelikult tuleb välja, et tegemist on puhtalt füsioloogilise teemaga ja sellepärast on väga oluline, et me kuulaksime arste ka. Tagasi stuudiosse Toomase juurde. Siin telekaameraid ei ole, aga kui Anna-Liisa sa rääkisid tardumisest, siis ma natuke muigasin. Et sellel on ka põhjus selles mõttes, et no millal see nüüd moodi tuli, et me räägime kohtusaalis tõsiselt, et naine võis tartuda. Kas hirmust, üks asi, ütleme, see on siis selline psühholoogiline termin, eks. Aga ega sa ei pea ju ainult tarduma, vaid et kui sa oled 50 kilo, ja ründab sind 100 kilo, ükskõik, see ei ole tähtsast. Et sa võid ratsionaalselt mõelda ja see on igati mõistlik. Aga kohtusaalis hakkab see sulle kätte maksma. Miks sa ei kake? Kus sul see küüneviha on siin? Me otsisime kunagi seda tõsimeelselt, eks. Et need on need arutelu kohad, et ma toon näitavad, kuidas üks selline professionaalne, top 3, ma arvan, Eestis vägistaja, nimi on tal Aleksander Takk. Ta on vägistanud
tal on 10 episoode, ta on istunud 30 aastat vägistamisest vangist, täna ilmselt vaba mees, juba vanem mees õnneks. Et kuidas tema ohvritega käitus? Ta oli 20 aastat just vanglas ära istunud ja vabanes enne tähtaega, sattus Lõuna-Eestisse ja umbes 10 kuud hiljem vägistas ta 3 sellist 17–19 aastast noort tüdrukut. Aga selleks, et seda kõike korraldada, ta esines selles mõttes kommionuna, et ta otsis endale noorukest sekretäri olematusse firmasse. Ja mööda Eestit otsides leidis ta selliseid ühe tänavatüdruku ja ütleme rasket elu elunud tütarlaps ja ühe noorukese tütarlapse Narvast. Ja nüüd on küsimus, et kuidas nagu mõjutada seda, see tardumise küsimus. Et kuidas tema, ta oli nagu, ütleme, selle maailma Hannibal Lecter, et tema kasutas õhupüstolit. Et tema õhupüstoli kasutamise mõte oli selles, et ühel hetkel, käisime söömas, jõime kohvi ja nii edasi, aga ühel hetkel ta kutsus tüdrukut, lähme metsa, lähme laskma. Näeb märki laskma. Ja ta viibki need tüdrukud sinna metsa ja lasevad märki, mitte midagi seal ei juhtu. Aga ühel hetkel, mõned päevad hiljem, ta ründab, mõlemad kannatanud ükshaaval, üürikorteris, kus on paksud seinad, aken kinni, uks kinni. Ja mis see tüdruk pidi tegema nüüd? Ta tardus. Selles mõttes tardus, et ta ei teinud midagi. Et ta ei hakanud vastu, sest uks on kinni, aknad on kinni ja mis kõige tähtsam? Sel mehel on relv. Ta teadis seda, sest talle näidati seda relva. Et miks ma seda räägin? Juhtus kuidagi nii, et kui see kaasus alguse sai, siis tegelikult ei olnud see minu vastusvaldkond. Ja üks nooruke uurija läks vastutava prokuröri juurde, kes tutvudes toimikuga otsustas, et siin ei ole võimalik tõendada. Sest vastuhakku ei olnud. Siin pole võimalust, et see tuleb lõpetada. Et see kriminaalasi ja läks nii, et kuivõrd see nooruke uurija oli varem olnud minu uurimisgruppi juhendatav, tuli ta minu juurest läbi lihtsalt, ütles, et Toomas, vaata. See Aleksander Tak sai 10 aastat. Ja meil oli päris mitmeid selliseid intellektuaalseid vestlusi, tegemist on äärmiselt targa mehega. Mulgas ta küsis minu käest, et seltsimees prokurör, palju ma saan? Vene keeles vastasin talle, et ma tulistan kõikidest torudest. Ta ütles, selge, küsimus ei ole. Et see tardumise küsimus on tegelikult ju väga tähtis, aga kuidas sa seda kohtus siis näitad, et see naine tardus? Aga antud juhul te suutsite seda teha? Tal oli ajalugu ka, vaata. Tal oli ajalugu ja eks pidi ka pingutama natukene, et see juhtuks, et jah, ma suutsin seda teha ja siinkohal, ma olen sel teemadel ka mõne riigikohtunikuga väidelnud ja mitte ükskord, et selles mõttes tuleb nagu nõustuda ka sellega, et Riigikohus tõesti on, eriti viimastel aastatel seda abitut seisundi mõistet laiendanud, et ka selline seisund, mida ma siin natuke kirjeldasin, võiks olla teatud mõttes abitu seisund, sest ta ei saa vastu hakata. Et see on see, et Riigikohtu kohtu üks lahendid ju räägib sellest, et kui see vastupanu on lootusetu. Aga kahjuks on nii, et kõik need lahendid või kõik need lood Riigikohtusse ei jõua ja on igasugu lugusid, mis kuskil mujal stoppama jäävad. Need on ju tohutult palju ka lugusi, et sa tõid sellise retsidivistliku õudse näite ja paraku on neid ka rohkem kui üks. Aga et on ju väga palju ka sellist abielusisest, suhtesisest seksuaalvägivalda, mida võib-olla tihtipeale ka ohver ei oska esmapilgul nõnda tõlgendada, lihtsalt muutub ajas traumeerituks, kurnatuks, kaob ära nii-öelda nagu sotsiaalsest ühiskonnast, aga et mida me vist ilmselt ka kohtusaalis sugugi tõendada ja tõestada ei oska, et võib-olla sadades kodudes isegi selline nõustumine peale siis, ma ei tea, õnnepalees jah ütlemist, arusaam, et minu kehaga võib teha teine pool, mida iganes ta tahab, sest see on minu kohus ja et see on seksuaalvägivald, et palju me kohtus sellist olukorda suudame selle kannatanu kasuks käsitleda?
no, Annaliis, sa nüüd võtad ajast ette, et me seal, see on väga keeruline, et ma toon võib-olla sellise näite, et võt nendel aruteludel, mis me siin oleme pidanud viimasel aastal, et ma olen kuulnud tõsimeeli ühte naisorganisatsiooni esindajat, kes ütleb, et ütlemas, et no aga ma ei, oma mehele ka ei ole ju jaa öelnud. Aga täna me arutleme laua taga, et kas oleks pidanud äkki. Ehk siis sama, et kui ühiskonnas on nagu suhtumine, et noh, see on keeruline teema, et rääkida nüüd sellest, et me jõuaksime kohe nüüd ühe hüppega nendesse kodudesse, kus noh, naine talub seda. Annaliis, sa tead, lähisuhte vägivalla, neid nüansse on niivõrd palju erinevaid, et oh jumal, see on väga pikk tee. No ma arvan, et Eesti kirjandusklassika ja kogu see meie talupoja kirjandus ütleb ikkagi seda, et noh, ikkagi kui inimesed on abielus, et siis nii on ju, ja need on nii-öelda, see on sinu abielu kohus. Ja ma arvan, päris suur hulk inimesi täna ei ole sellest mõtteviisist üldse välja tulnud. Ja kui meil on, noh, nagu hakkame seda paradigmat muutma, ütleme, et me tahame nõusoleku seadust ja siis me ütleme, ja siis ka need naised saavad, noh, eks ole, tuge abi, siis ma kujutan väga elavalt ette, mis diskussiooni me siis satume tegelikult. No nüüd te tahate anda naiste kätte mingi täiesti sellise kontrollimatu laetud relva, eks ole, millega nagu igaüks saab, iga meest siin Eestis kohe, kes talle vähegi ei meeldi, kohe hakata nagu selga tulistama. Usud sa, Toomas, et nende menetluste ja kaebuste hulk tohutult tõuseb jah-mudeli vastuvõtmisega või üldse, noh, ütleme nõusoleku seaduse kontekstis? No vaesed mehed, et noh, et pisar tuleb silma, aga eks noh, läbi aegade olen näinud ka vist 2 juhtumit, et kus naine manipuleeris. See tuli välja. See ei ole väga keeruline, et kuulge, noh, võib-olla jah, ühiskonnas oleks aeg kokku leppida, et see ei ole mehe privileeg. Naine ei ole ammu enam mehe ainuomand. Et see on ikkagi, perekond on ikkagi 50-50% toimiv, noh, selline rakukene. Et minul seda hirmu nüüd küll ei ole, et ütleme siis naine, kes mingil põhjusel leiab ennast hommikul võõrast voodist, et nüüd ta tõttab ruttu nüüd politseisse hakli ja masinasse nautima järgmised 2 aastat kohtus käimist, et mille nimel, et saad rikkaks. Ma ei tea, et nende kannatanud kunagi üldse mingit hagi oleks esitanud, et noh jah, et alati võib ju väita, et kindlasti on sellised juhtumid, kus need naisterahvas, kes on alkoholi tarvitanud, satub võõra mehega voodis ja pärast oma mees küsib, et mis juhtus. Et justkui nagu selle, noh, ütleme, hirmus teatatakse kuskile politseisse. Aga no siin on ka vasturohi, et arenenud ühiskondades, arenenud õigusruumis, arenenumates ühiskondades ja õigusruumides on ju kokku lepitud, et teatud alkoholikoguse juures öeldakse, et naine ei saanud kuidagi entusiastlikult jaatada neid tegevusi, mis temaga hiljem tehti, et kui me sinna jõuaksime, kindlasti ohvreid oleks Eestis vähem, ja noh, teine asi ühiskond oleks hoolivam, See on nagu vau, ja siis ütlevad need teised, kes ei toeta seda lähenemist ja seda mudelit, ütlevad, et no kuulge, mehed peavad ju nüüd mööda nööri hakkama käima. Ma ikka veel, pisar tuleb silma. Ja mis on minu arvates täitsa okei, et igal kord, kui sa ikkagi niivõrd intiimse toimingu kallale kavatsed asuda, et sa tõepoolest oled kivendunud, et see on kasvatuse küsimus. Aga võib-olla tooks korra siia sisse ikkagi ka selle, et seksuaalvägivalla all ei kannata ainult naised, et meil on liiga palju lapsi, kes on kogenud rasket seksuaalset vägivalda oma lähedaste poolt ja nii edasi, ja siis on meil ka täiskasvanud mehed, kes kogevad seksuaalvägivalda erinevatel siis sotsiaalsetel ühiskondlike stigmade tõttu ei jõua nad ei meditsiinilise abini, mis meil tegelikult täna on ju täitsa kõrgel tasemel Eestis olemas, et meil on 4 Eesti haiglas seksuaalvägivalla abikeskused, mis on avatud kõigile sugupooltele, aga noh, kuhu ühel mehel on ikkagi nendes ühiskondlike stigmade tõttu ääretult keeruline minna ja kohtusaali, kas jõuab mõni ohver, meesohver ka kohtusaali?
minul kogemus puudub, et võib-olla siin Tallinnas, kus inimeste arv on olnud suurem, et siin tõenäoliselt võib-olla midagi on olnud, aga ega lõpuks kõiki neid vägistajaid ju iseloomustab üks ainus tunnus. Nad on empaatiavõimetud inimesed. Et saame neile ainult tegelikult kaasa tunda, sest empaatiavõimetus on haigus, mida ei ole võimalik kuidagi ravida. Kas me peame midagi muutma oma üliõpilaste koolituses, sest ma kujutan elavalt ette, et võtame siis vastusele jah mudeli, ega midagi ei muutu, et tõendamiskohustus on ikka ja teeme selle elu neil nagu hästi keeruliseks, eks ole, et kindlasti on ka seda laadi mõtteviisi, Toomas. Kohus ja prokuratuur järgib Eesti Vabariigis kirja pandud seadusi, teistmoodi nad talitada ei saa. Et nüüd ongi küsimus, et kui ma enne rääkisin loo Aleksander Takis, siis tegelikult minul on veel, mul tuleb vähemalt 2 lugu praegu meelde, kus ma olen võtnud kolleegi tööülesande enda kanda just nimelt vägistamisjuhtumites, kus kolleeg ütleb, et ei ole võimalik protsessi võita ja läinud kohtusse, mis tähendab ju siis seda, et ma ei oskagi öelda, et miks mina seda tegin, ega see ei andnud mulle küll mitte midagi. Aga need lood lõpuks lõppesid 13-aastase vangistusega, pluss veel mõned aastad tingimisi ühele härrale, lugupeetud pereisa jutumärkides. Et mida see näitab? See näitab ikkagi seda, et me kõik oleme läbilõige ühiskonnast, mis tõttu tuleks ka selles kuriteoliigis formuleerida seadust selliselt, et kui piltlikus mõttes nuga on neerus, siis on auk. Ja meil ei ole vaja vaielda selle üle, et nagu sa lasid endale välja teha või kui sul oli lühike seelik või musipunane järelikult, sa läksidki teadmisega baari, et sind võidaks täna ära vägistada. Et me peame selle nagu puust ja punaseks värvima, et see oli ka minu mõte, kui ma siin Riigikohtu kohtunikega väitlesin, et jah, lugupeetud kohtunikud, te teete väga häid lahendeid. Need lahendid annavad prokuröridele võimaluse seda õiguspraktikat muuta, aga kahjuks me kõik oleme inimesed. Aga mis on see õigusruumi või justiitssüsteemi hirm sellega kaasa minemisel? Korralikud pereisad pannakse vangi, sulle just öeldi. See hirm, kas on hirm, et pigem ma pakun üle seda, et veel kord, et kui me vaatame nagu Eesti tervikuna, siis Tallinnal on privileeg õppida üks ala nagu korralikult ära, eks ju. Ma mõtlen, kui sa oled prokuratuuris ja oled spetsialiseerunud, siis sa peaksid nagu seda ühte ala valdama, mis on sinu selge tööülesanne võimalikult hästi. Ülejäänud Eesti peab olema universaalne. Prokurör peab olema universaalne, kõike teadma. Ja kui sul on võib-olla aastas 2 vägistamisjuhtumit ja kui sul on juba ühiskonna hoiak on olnud ka selline, et mis asja, ise ta tahtis, et miks ta tegi seda, miks ta läks teda, miks ta ei hakanud vastu, miks ta ei karjunud, et ja siis me seal suremegi selles protsessis, et ja me räägime, et miks ohvrid ei saa nagu tuge, et kõige hullem, mitte kõige hullem, aga siiski. Et ma mäletan seda Viljandi juhtumit, mille ma kaotasin kohtus, mis seda ühiskonnas kõvasti tagasi resoneerus, et miks ma teadsin, et see on suhteliselt võimatu missiooni lähedane ettevõtmine. Aga miks ma seda tegin? Nad oleks uuesti teinud seda. Aga täna jäi see neile meelde, et 10 kuud on pikka aeg selle taga istuda. Et ma loodan, et nad nüüd mõtlevad enne, kui nad seda uuesti teevad. Aga räägime siis korraks sellest, et mis tegelikult muutub, kui jah-mudel vastu võetakse ja mis ei muutu? Ma ei oska küll keeruline on olla nagu selgeltnägija tänases maailmas, aga et ma tahaks öelda tegelikult seda, et konkurentsis kõikide selgeltnägijad. Just, aga ma isiklikult arvan, et kannatanu positsioon muutub, et me anname kannatanule väärikuse. Mina näen seda selliselt, sest kohtusaalis me hakkame rääkima ju sellest, et aga millal ma jaa ütlesin. Et ja kuidas ma seda väljendasin siis. Et ei ole ju tähtis see, et mis ma enne tegin või et miks ma seal baaris olin. Millal ma jaa ütlesin. Et kui ma hommikul ütlen, et mind on vägistatud. Et minu arvates see muudab nagu see tõendamise paradigma muutus nagu muudab olukorda. Ja
siin oponendid on rääkinud, et me sügavalt kaevume magamistubadesse. No kaevume siis. Täna oleme seal magamistubas ammu. Et me ju räägime sellest, et kui palju olid kannatalul enne sekspartnerid ja mida ta kõik on enne teinud ja kus kohas. Mis asi see on? See on kannatanu alavääristamine olukorras, kus tegelikult kohtunik peaks ütlema, et see on asjakohatu küsimus. Ja me räägime sellest, sest kannatanu usaldusväärsust advokaadid ju tahavad kõigutada. Jah, nad kõigutavad tõenäoliselt, püüavad kõigutada seda ka sel hetkel, aga pean silmas, et kui me lähme jah-mudeli puhul edasi, räägime sellest, et millal ma siis jah ütlesin, aga seal ei ole nagu, seal on vaja objektiivset teopilti edasi kiirendada või tõendada, et meil oli selline lugu sellises järjekorras ja siis juhtusid sellised asjad. Et kas sul oli lühike või pikseelik, et äkki nüüd ühiskond harjub ära, et naisel on privileeg kanda ka lühikest seerikut, et selleks need naised ongi. Võib-olla nüüd läks natuke liiale. Jah, aga põhimõtteliselt tõepoolest, et see arusaam, et see isegi kui sa oled, kogu küla teab, et sa tavaliselt ütled jah, sa võid ikka see õhtu ei öelda kellelegi. Et seda teadmist on vaja tõepoolest juurutada. Ja mul enda praktikas on olemas täitsa lugu, kus täitsa ühiskonna kihi kõige madalamas sektoris naine, kes elas mahajäetud majas, just kui pakkus seda maailma vanimat teenust, nimetatakse seda nii. Ja tõesti olid 3 meest järjest ja kolmas mees tarvitas vägivalda ja see mees mõisteti süüdi. Et 2 esimest oli konsensuslik seks. Olen vähemalt ühelt lugupeetud juristilt kuulnud väidet, et jah-mudel võib olla põhiseadusega vastuolus. Kui tõsiselt seda võtta või mis see... Süütuse presumptsiooni kontekstis ilmselt, jah? Kõik need, kes siin sellest süütusest palju räägivad, et me räägime jah-mudeli puhul nagu materiaalõiguse muutmisest, et kõik need süütuse teemad on ikkagi puhtalt menetlusseadus. Ehk siis ärme lase ennast eksitada, et see temaatika päris täpne ei ole ja täna minu teada on ka selles diskussioonis juba selgelt välja öeldud, et see esialgne mõte, et süütus saab kahjustada, et see täna enam ei ole nagu teema, et loogika on arusaadav, et küsimus on ju selles, et me peame, just ka nagu mees peaks ka ju tõendama, et naine ütles jaa, või ütleme, kuidas ta siis sai aru, et naine siis märgutas või selgelt entusiastlikult jaatas seda, mis juhtus. Et aga ega täna on sama seis, et ka täna me küsime ju mehe käest, et aga kuidas sa teadsid, et ta tahtis. Et siin ei muutu tegelikult ju mitte midagi, et see on selline välja mõeldud mõttekäik, et see, on ju väga lihtne vastata ka tegelikult niiviisi, et kuulge sõbrad, et kui Euroopas on circa 20 riiki, kes on jah-mudeli juba ammu leiutanud enda õigussüsteemi, kuulge, te tahate nüüd öelda, et Eesti on ainukene demokraatlik riik Euroopas. Äkki on meie põhiseaduses midagi kirjas, mis seab naise õiguse kehalisele puutumatusele madalamale pulgale kui süütuse presumptsiooni meeste puhul? Ma saan irooniast aru, aga loodetavasti see päris ikka nii ei ole. Ma just küsin selles mõttes, et mina jurist ei ole ja põhiseadused on meil ju erinevad, eks ole. Nendes riikides need 20 riiki elavad oma põhiseadusega. Kuidas Saksamaal see asi on? Ei ole väga kursis, aga seal on, neil on see ei-mudel, et Eliise Rohtmest oskaks siin täpsemalt täpsustada, et aga ta toob sellise näite, et oli vist siin 70. või 80. kui Saksamaa esimest korda väidetavalt siis tõdes, et abielu keskne vägistamine on vägistamine, et see ei tee ka Saksamaale eriti au, et teised riigid sellist teed ei ole valinud ja mina saan aru, et neid riike, kus on nagu see ei-mudel, ei-mudel sisuliselt ju ei muuda midagi, et me hakkame ikka naise käest küsima, et kuidas sa ütlesid ei, kuidas sa vastu hakkasid ka vastu. Et seal sisu mina jaoks ei muutu. Siis ei ole nagu mõtet. Seal ei, võtame selle lause ära, et tahtevastane seks on lubatud Eestis, aga mis siis, et see tõendamine jääb sama koha peale, et eks me ühiskonnana peame harjuma, või eks lähimat, ma ei tea, aasta näitab, et mis teed siis Eesti riik valib. Aga statistika ju ei näita, et need riigid, kes on üle läinud jah-mudelile, et neil oleks tekkinud ei tohutu õiguslik segadus ega meeletu meeste vangimõistmise kasv.
kumbagi asjaolu ei ole täheldatud? Tegelikult nende menetluste arv on pisut tõusnud ja ka süüdimõistetud hulk on pisut tõusnud, No jaa, aga meil ongi probleem tekitanud sellega, kaost. Aga jah, et pigem on see siis täpselt nagu Toomas kenasti välja tõi, et see on ohvri inimväärikuse küsimus, et ega menetlus, tõendamine ja tõestamine jääb niikuinii kohtumõistmise osaks ja õnneks see nii on, et see jääb, aga jah, et see on ohvri inimväärikuse küsimus. Aga ma vaatasin veel üle, jah, et tõesti 21 riiki on praegu võtnud nõusoleku seaduse Euroopas vastu, et mõned üksikud nendest ei-mudel ja enamus jah-mudelit ja lisaks sellele on veel nõusoleku seadus Austraalias, mõningates USA osariikides, Uus-Meremaal, Kanadas, Jaapanis, et väga-väga paljud erinevad riigid väga erinevatest kultuuriruumidest on pidanud oluliseks seda teemat põhjalikumalt käsitleda ja nii-öelda nagu päris elu nägu rohkem minna oma õigusruumiga, et siis tõesti ilmselt on Eestil ka põhjust neil teemadel mõelda. Nõusoleku seaduse foorumil oli meeldiv tõdeda, et lisaks headele esinejatele oli ka hea publik, kes sai ka sõna sekka öelda. Eriti hästi jäi meelde Eger Belitšev, politsei peadirektor, ole hea. Ja ma võib-olla peegeldaksin mõne mõtte, et ma tulin hommikul siia, aitäh esiteks selle ürituse eest. Ma tulin hommikul siia teatud mõttega ja ma sain siit ka seda veendumust juurde, aga mis see mõte oli see, et kui ma ise enda käest küsin, et kas Eestil on vaja seda nõusoleku seadust, siis ma ei saa aru, et miks me peaks arutama selle üle. Ma ei saa aru sellepärast, et kui ma mõtlen nagu politsei töö peale, kui ma mõtlen kõikide kuritegude peale, mida Eestis tehakse ja kus on meil koosseisud, siis enamike koosseisude puhul me ei räägi sellest, et eeltingimus peab olema vägivald. Ja enamike koosseisude puhul see vägivald on kvalifitseeriv tingimus, mis teeb asja hullemaks. Et miks peaks vägistamise puhul olema see eeltingimus vägivald? Ja teine küsimus on see, et jah või ei, et kas me läheme ei-süsteemi peale või jah-süsteemi peale. Mul on hea meel, et Liisa tegelikult ka sellele osutas, aga enamikes koosseisudes me oleme Eestis jah-süsteemis. Kui me räägime kuritegudest, me oleme jah-süsteemis. Kui keegi saab tänaval räigelt peksa, siis ei lähe politsei tema juurde ja küsi, et kas sa ütlesid talle ei või sa unustasid selles protsessis selle ei ütlemata. Samamoodi on autovargusega, et kui sult varastatakse auto ära, siis politsei ei tule ohvri käest küsima, et kuule, kas ei oli peale kirjutatud autole. Ja miks nagu niivõrd rohkem inimese põhiõigustesse ja niivõrd palju räigem kuriteoliik, kui seda on vägistamine, peaks olema kuidagi teistmoodi. Et seal me ütleme, et igal juhul peab karjuma avalikult ja valjusti ei. Ehk siis mis on minu sõnum on see, et ma arvan, et me ei tohiks ühiskonnana seda nõusoleku seadust müstifitseerida. See on midagi sellist, et nüüd me oleme alati toas kolmekesi ja notar on kõrval ja peab kõik fikseerima. See on väga libe tee, et me ei tohiks seda teha ja vaatame, kuidas me nagu teistes kuriteo koosseisudes käitume ja teeme selle puhul täpselt samamoodi. Ja siis on üks asi veel. Ma vaatan seda saali ja mul on üks mure. Mul on üks mure siis politseijuhi, abikaasa ja isana. Ja see mure on selles, et ma arvan, et Eestis me ei tohiks seda teemat jätta naiste teemaks. Ehk siis, et tegelikkuses me peaksime sellest tegema meeste teema, sest meheks olemise põhialus on julgus ja oskus küsida oma partneri käest, mida tema tahab. Aitäh! Küsisin sealsamas foorumil veel mõnelt inimeselt, et kas Eestis oleks vaja nõusoleku seadust. Andre Hanimägi, Riigikogu õiguskomisjoni esimees. Tänane koalitsioon on kokku leppinud, et vastavalt Istanbuli konventsioonile, mille on Eesti ratifitseerinud, me nõusoleku seadust arutame ja võtame vastu. Milline see täpne sõnastus saab olema või milline see mudel saab olema, on kindlasti laiema arutelu koht. Aga nagu ka siin täna selles arutelus selgus, siis tegelikult ühiskond juba laiemalt mõistab vägistamist jah-mudelile kohaselt. Ehk siis igasugune tahtevastane seksuaalakt on vägistamine. Ma arvan, et kõik
inimesed normaalses suhtes ja igati nii-öelda korralikud inimesed, normaalsed inimesed tegelikult ka vastavalt käituvad. Kuidas seda nüüd tõlkida juriidilisse keelde niimoodi, et meil oleksid menetlused, mis oleksid tõepoolest ohvritele kergemad, aga meil oleksid ka kriminaalõiguslikult õiglased ja õiged menetlused ja kohtuotsused, et see saab olema kindlasti see diskussioon. Aga ma arvan, et me ei pea seda diskussiooni pelgama, nagu me ka täna kuulsime, siis üle Euroopa on see diskussioon käinud, on leitud erinevaid mudeleid, on leitud erinevaid sõnastusi, aga iga samm on oluline. Liiri Oja olen ja töötan õiguskantsleri kantseleis inimõiguste valdkonna juhina. Ja Eestil on vaja nõusolekuseadust, et mina tegelen igapäevaselt inimõigustega, rahvusvahelise inimõiguste konventsioonid, et see on siis see vaade, mida ma pakun. Ja nõusolekupõhine seadus annaks tuua fookusesse inimõigused, ehk siis kehaline puutumatus, seksuaalne enesemääramise õigus, inimõiguste keeles me kasutame veel piinamise, alaväärse kohtlemise keeldu. Et see on see, mis võib-olla mõnikord natukene jääb tagaplaanile, ongi see, et kui me räägime nõusolekuseadusest, me peame räägima ka inimõiguste ja inimõiguste kaitsest. Et küsimus ei olegi lõpuks sellest, kas me kriminaalõiguslikus mõttes kellegi süüdi mõistame või ei mõista süüdi, vaid et kuidas me neid hoiakuid muudame, kuidas me kaitseme inimõigusi laiemalt ja selline nõusolekupõhisus panekski ohvri tagasi subjekti vormi ja tooks sellest objektist välja ja me keskenduksime tema inimõigustele. Pärast nõusolekuseaduse foorumit on toimunud arenguid. Esile tõstaks neist 2. Esiteks ütles peaminister Michal välja, et ka tema hinnangul võiks Eestis vastu võtta just nõusolekuseaduse jah-mudeli. Teiseks otsustas Riigikohus, et nõusolek suguühteks peab olemas olema nii ühtesse astumisel kui ka selle toimumise ajal ja katma kõiki selle asjaolusid. Samuti on võimalik sellest nõusolekust loobuda. Varasem sõbralik suhtlus ja isegi võimalik vastastikune sümpaatia ei võimalda seega järeldada, et ka järgnenud seksuaalvahekord vastas kannatanud tahtele. See on väga märgiline otsus. Aga meie saade sai seekord läbi. Muide, kui teil podcastist väheks jääb, siis tihemini ilmub Kersti Kaljulaidi uudiskiri. Infot selle kohta leiab kerstikaljulaid.ee. Sealt leiate ka viisid, kuidas president Kaljulaidi fondi toetada, et kõike seda oleks veel rohkem. Seniks aitäh Toomas, Marit, Egert, Andre ja Liiri ja muidugi kõik, kes aitasid president Kaljulaidi fondil oktoobris nõusoleku seaduse foorumit korraldada. Ja teile aitäh kuulamast!